Järgmine tekstülesanne. Otsitava naturaalarvu ruudu ja selle naturaalarvule järgneva naturaalarvu kahekordse vahe on 46. Leian selle naturaalarvu. Mis tähendab naturaalarv? Naturaalarv tähendab, see on see arv, mis me kasutame, kui me midagi loendame. 1, 2, 3, 4 raamatu, 10 raamatu, 100 raamatu. Ja kõik need arvud on naturaalarvud. Et miinus märgiga arvud ei ole naturaalarvud ja koomaga arvud ka ei ole naturaalarvud. Meil on mingi naturaalarv. Seda me ei tea, mis arv see on. Me tähistame seda x-iga. Esimene arv on x. Ja selle naturaalarvule järgneva naturaalarvu kahekordse vahe on 46. Siin on vaja väga hästi aru saada, mis on kirjas. Mis tähendab järgnev naturaalarv? Järgnev on ühe võrra suurem. Ja nende kahekordse vahe, mitte nende, aga esimese ruudu, koostame esimese arvu ruudu ja selle järgneva naturaalarvu kahekordse vahe on 46. On ju nii? Ma arvan, et on. Siis avame sulud. Meie võrrand koostatud. Kõigepealt ma avan sulud sees. Kui te olete väga osavad, siis saab kohe avada kõik sulud. –46 miinusmärgiga vasakule. Pakun, et me siin ka jagame kahega. See pole kohtuslik. Nüüd ABC. D. D on 49. 1 pluss ruutjuur 49 jagatud 2 korda 4. Ja teine 1 miinus 7 jagatud 2 miinus 3. See arv ei sobi, kuna see ei ole naturaalarv, see on miinusega arv. Vastus. Arv on 4. Võtame järgmist. Kahe arvu korrutis on 112 ja samade arvude vahe on 6. Leia nende arvud. Kahe arvu korrutis on 112 ja samade arvude vahe on 6. Me kasutame siin ainult üks täht, x, ja x-iga me tähistame esimene arv. Siin on kaks tingimus, et kahe arvu korrutis on 112 ja samade arvude vahe on 6. Meil on kasutusel kaks arvu ja see teine arv, pigem me kasutame see teine tingimus, et samade arvude vahe on 6, et me läbi x-i kirjutame, milline on see, kui suur on see teine arv.
kui nende vahe on 6, see tähendab, et kui me liidame 6 esimesele arvule, me saame teine. Jah. Või? No siin pigem niimoodi, et see teine on tegelikult esimene ja esimene on tegelikult teine, aga siin ei ole vahet, kuna me teame korrutis ja korrutise puhul ei ole nagu vahet, mis on esimene, mis on teine. Teine tingimus, et nende arvude korrutis on 112, kasutame seda, korrutame need. Koostatud võrrand, lahendame seda. Ma avasin sulud ja 112 tõin teisele poole. A on 1, B on 6, C on miinus 112. Kuus ruudus miinus 4 korda 1 korda miinus 112. Teeme arvutamised. X1 miinus 6 pluss ruutjuur. Sellest arvust on ilus 22 muidu. Miinus 6 pluss 22 jagatud 2-ga. Kas meile sobivad mõlemad? Kui üks arv on siis 8. Tegelikult sobivad mõlemad, kuna siin ei ole kirjas, et need arvud peavad olema positiivsed, jah? Esimene vastus. On 6 või 8, siis teine on 14 või kui esimene miinus 14, siis teine miinus 8. Ehk meil on 2 paari, jah? 8, 14 või miinus 14, miinus 8. No ja meil jäi viimane ülesanne täna. Õunaajas on igas reas võrdne arv õunapuid, kus juures riidade arv on 5 võrra väiksem õunapuude arvust ühes reas. Mitu õunapuud on ühes reas, kui kokku on ajas 546 õunapuud. Mis me siin tähistame X-iga? Tähistame X-iga õunapuude arv ühes reas.
mis meil jäi veel teadmata? Muidu, kuidas me leiame, mitu õunapuud on ajas? Me korrutame riidade arv ühe reas õunapuude arvuga. Siis me saame õunapuude arv ühes reas meil on olemas ja riidade arv on 5 võrra väiksem. Ehk me lahutame 5 ja riidade arv. Ja kui me need omavahel korrutame, siis me saame seda 546. Avame sulud. Tõstame 546 teisele poole. Diskriminant võrdub -5 ruudus. On meie üle kirjutanud sinna võtse. Aga see nii tähtis, ma arvan, juba ei ole. Kui teate, siis te ei pea need tegelikult kirjutama eraldi. Võtame. X1 on 5 pluss ruudjuur sellest arvust. See on 47. Ja -21 on teine ja see ei sobi, kuna X on õunapuude arv ühes reas. See ei sobi. Vastus, mitu puud on ühes reas, kui kokku on ajas nii palju õunapuud ja vastus on ühes reas on 26 puud.